öösel hakkas korraks vihma sadama. Nagu Mart äratas üles, et Sirgo, viivu sajab. Siis kohe see lahti. Niimoodi endale peale. Tõmbasid ära ja siis mingi järgi jäi. See oli terve. Aga noh, see hoidis vähemalt sooja natuke. Ei tea, kas saame kurja taluniku käest möliseda ka? Me nagu nii aru ei saa, mis ta ütleb. Nii, see on siin next level takistusrada. Mina küsid talle. Tulime õõsel nüüd üles. See oli nii ootlik. Ta ei jää seisma üldse siin. Me oleme kuskil Pärapõses ja me ei tea, kust rongipiletit saada. Me leidsime lõpuks poest ühe inimese, kes oskas natuke inglise keelt rääkida. No nii, sai hakkama. Ja ta ütles, et siit linnast ei saagi piletit osta. See ongi selline koht lihtsalt. Sa jääd siia lõkse, siin ei saagi piletit osta. Me ei taha jänest ka sõita, sest see koht, kuhu me sõidame, on mingi 1,5 tunni kaugusel. Ei saa ka lihtsalt üks peatus edasi minna, sest ja siis pileti osta, sest siis me jääme sellest rongist ju maha. Ja seda rongi väga palju ei liigu. Ehk siis me käime 5 kilti teisse linna ja öeldi, et sealt saab piletit osta. Me oleme siis praegu väikelinnast Telese. See on selle getolinna kõrval. See on selline normaalne, ilus väikelinn. Ostame tänase toidu ära, sest meil lõpeb õhtu arvatavasti nagu eile. Sõidame nii kaugele, kui aega on ja siis läheme kuhugi pimedasse metsatukki magama. Oh yeah! First try! Saavad siit pommi august ära. Aha! No jah, tuli. Väga ei sõidaks ennast ju. Iga kord siis näeme kontrolli. Kumma päike seest, merre suhkeldun maa. Me oleme jõudnud nüüdseks mere juurde. See on selline, mitte päris see koht, kus me tahtsime jõuda. Kõndisime linnast välja ja esimene selline rannajoon, kus saab olla. Päike on juba päris madal. Aga täna saab kokata vähemalt valges kohas. Togu! Sa ära seda vaata, see on nõrga närvilistele keelatud. Vanal ajal, kui seepi ei olnud, tõesti liivaga. Spagetid, barbecue-soos ja juust. Ideaalne. On 3 niimoodi. Tahad panna nagu minimaalselt gaasi, aga ikka keeb liiga kõvasti. Ja siis läheb nagu tuli kustu juba. Liiga hea. Oska endale õige matakaarvustus. On ju, Reimo? eBay. Tunniajane tripidokk on nii 2015. Ma tean. Nüüd on juba raamatu kirjutamine. Rannal on mingi tuli, mis vilgub. Meie rannas. Meie rannas. Näete? Kus see on ikka? Vaid nii sitta videot võrrem näita. Nüüd hakkas tulema, jah? Täna me magame siin Manfredonia kõrval rannas. Homme me oleme tagasi linna, infopunkti, sest Hispaania tripil me saime selgeks, et tuleb infopunktis käia. Ja me küsime, kuidas me saaks selle poolsaare sinna poole. Fieste. See on ilusad rannad. Mitte nagu see siin. Kuigi, see ei ole ilus, aga see on ikkagi rand ja seda me tahtsimegi. Noh, vaata seal Fiestes peaks olema siis sellised kaljud, aga
3 korda suuremad ja nagu kaljud põhimõtteliselt, nagu koopad isegi. It's breakfast time. Ossa raks kui valge. Kuidas magasid? Normaalselt. Maga? Normaalne. Seljakotid selga. Kodu poole olen teel. Rohkem ei tea sõnu. Pane uuesti. Seljakotid selga. Kodu poole olen teel. Ilmselgelt enam tulevikus. 9. Tegime poes väikse peatuse, laadisime akusi ja ühesõnaga me läksime neti varastama. Tada! Vaatavad kui põleb. Näitavad käega ja pohhui. Ja lihtsalt pohhui. Ja vaata nüüd. Ei, pohhui. No, vaatab neid. Sellel vennal on raudselt mingi pühapäeva kingad jalas, et see ei taha määrida nüüd. Nii, see vend. Pohhui. Korras, aga see küll vaatamine poole. Naised ei märka selliseid asju. Kaks muna igal ühel on okei või? On küll. Läheme siit üle tee, viskame seal madraatsid maha ja ööbime täna seal. Siin on üks toogu. See on teine toogu. Kahjuks on meil naabrid ka täna selle camping place'is. Siin need 3 kodutut koera elavad. Kokkamine on ikka kõige mõnusam osa päevast. Jah. Jetboy, sponsor. We wish. Näete, siin on meie campsite, eks ju? Nii. Ja kui sa vaatad siit lusast läbi, siis seal on näha selle toogu campsite'i. Nagu näha, siis mu jalad on suht halvas olukorras sellest kõndimisest. Mingid kehvad sokid või midagi. Et liiv läheb, meil on tegelikult kehvad jalanõud ka. Tavaliselt jooksu või potas. Jou. Jääme homme siia samma. Aga kell on palju ja tööd. Pole loomulikus olekus, jah, ja nüüd läheb. Pole loomulikus olekus. Pärast on veretriibud järgi. Oi, mis hais. Laiba hais. Nagu Inceptionis. See on siis see vaatamisväärsus, mis tõid meid siia ilusasse kohta. Äge! Teie küll ärge Eestis siia tulge selle pärast. Roniks ära kelli. Sergo, igale poole ei ole vaja ka ronida. Ei jätta tal. Tuleb! On juba suremas enne.
käisime linna peal, ostsime kotid toitu täis ja lähme ainult 1 kilomeeter edasi. Ja magame täna seal. Kuhu täpsemalt me lähme? Kilomeeter. Siit on näha, jah? Läheme sinna. Seal on natuke rohkem metsa. Ja võib-olla saab ujuda ja peesitada. Sest täiega vähe päikest saati. Üldse ei ole ära põlenud. Kotid on veits rasked või? Oli vaja veini osta siis või? Mis vein on? Me ei tarbi alkoholi. Reimo ei tarbi. Reimo on treener meil. No tal on see hooaeg veel, mul on puhkus. Peame täis sõrve ära ja kotid tuleb juba kõrgemale panna. Põhimõtteliselt see kant, kus me liigume, on sellise kuurerdeid täis. Ja praegu ei ole hooaeg ja siis need on tühjad. Aga siin on ka üks kuurerd, mis tundub olema maha jäetud. Welcome to my hood. Tegelikult on hügieenist suht ka. Läheme praegu sinna. Me tuleme õhtul siia, jah. Saab hämmokiga panna. Otsustatud. Me magame siin. Meil on siin katusalus ja nüüd see ilus koht. Aga praegu chillame siin samas üleval puude peal. Elu on päris hea. Tõmbab nahad. Nii paar kaatrit tagasi oli selline lause, et elu on täiega mõnus. Ja siis ma tulin õõvast ära ja siis mõtlesin, elu on täiega mõnus või midagi taolist. Nagu suht sama sõnastus. Saad ka või? 30 FPS. FPS? 24 on piisav. Ja nagu sa game'id, siis on 60. SPF on hoopis. Mis iganes see ka tähendaks. Et ikka äärmusest äärmusesse. Eelviimane kaater. Täna ööbime siin. Ilmselgelt me ei ööbi seal. Tead, meil on suht suva, kus me ööbime. Lihtsalt tahaks varju. Ja mitte vihmavarju. Teine maika või? Ma nii hull ei ole, onju. Aga vaata, kui siit üles minna ja siis minna sealt kaarega. Aed ei ole või? Midagi. Aga see on ära juba tallatud. Ta ei pohku ma need püksid nüüd ära lõhnud. Märk, kuidas on, kas tasakaal hakkab juba halvemaks minema? Tasakaal? Jah. Mis mõttes? Mis mõttes? Ma tean, et sulle pole palju vaja. Ega sulle ka ei ole. Vaja leida lolli eestlased. Leidsime lõpuks oma tänase kämbi läbi suure raskuse kuskil mere ääres varjus istudes.